Riisiperes on raamatukogu olnud juba 112 aastat. Selles majas on raamatuid laenutatud kuskil 50 aastat. Aga raamatute laenutamine ei ole minu meelest raamatukogu ainus funktsioon. Mina võin näiteks enda elust lugeda raamatukogu pidajaid nagu mõni võib oma armastusi kokku lugeda, et minu esimene armastus oli Koolimäe teatriliidu puhkekodu raamatukogu Tädi Reet. Ja kuna minu lapsepõlv möödus sellisel ajal, kui suvel vihma sadas, siis oli võimalik küll toas mängida enda meisterdatud mängukaartide või lauamängudega, aga see töötas mingiks hetkeks ära. Kuna majas oli raamatukogu, siis see oligi meie televiisor ja meie nutitelefon. Ja raamatukogu Tädi Reet oskas alati lähtuvalt sinu huvidest sulle mõne õige raamatu kätte juhatada ja loomulikult kuulas ära sinu mured ja oli nagu sellise tugiisiku ja õpetaja eest. Järgmine raamatukogu tädi, kes mind juhendanud on, oli Nõmme põhikooli raamatukogu juhataja Lii, kelle juures sai küll raamatuid ja ajalehti ja noorte ajakirju käidud lugemas, aga kes teadis oma raamatukogu lastest üllatavalt palju ja kelle käest sai väga tihti küsitud nõu, kui sa olid jäänud keerulistesse situatsioonidesse. Siis ma tahaksin veel kindlasti tervitada ja aitäh öelda Taritu raamatukogu tädile Ailile väga ilusate selliste suve lõõgastushetkede eest ja teatrivestluste eest. Ja nüüd, kui mina olen sattunud siia metsade vahele Sauevalda elama, siis mul on kohe kaks armastust. Minul on raamatukogu tädi Helen ja raamatukogu tädi Eneken. Ja niimoodi ma siis jagan ennast kahe raamatukogu vahel. Kes millega võlub? Eneken täna näiteks võlus mind sellega, et ta keetis raamatute valimise vahele vutimune. Ja kõigile tulevastele armastustele soovin hääd raamatukogu aastat ja kõigile, kes pole mingil põhjusel leidnud teed raamatukokku, siis tulge. Need ei ole üldse mingisugused sellised väljasurevad kohad ja siit saab peale raamatute veel midagi, tuleb lihtsalt see enda jaoks õige asi üles leida.